tarvis, õpi elamise tarvis, nagu ütleb üks vanasõna. Tere tulemast! Lähipäevil on lõppemas üle-eestiline täiskasvanu haridust populariseeriv ja õppimisvõimalusi tutvustav täiskasvanud õppija nädal, mille fookuses on inimese õppimine ja enese täiendamine kogu elu jooksul. Nädala tegevusi koordineerib Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon ehk Andras, kes tänavu tähistab 30. sünnipäeva. Andrase liikmed, võrgustikud ja koostööpartnerid üle Eesti istutavad kõigis maakondades elukestva õppepuu, mis tähistab õppimist kogu elukaare vältel kui meie kestvuse hoidjat. Koeru haridus- ja kultuuriselts oli esimene Järvamaal, kes 1994. aastal taotles oma koolituskeskusele vastava koolitusloa. Läbi 27 tegevusaasta on antud märkimisväärne panus elukestva õppe väärtustamisse. Täna istutame siia ajalooliselt väärika kogukonna kultuuride ja hariduspinnasesse Koeru haridus- ja kultuuriseltsi ühe asutaja Liidia Laidineni mälestuspingi juurde, kes oli Järvamaa elukestva õppe teerajajaid. Puu juurest on hea vaade 3 olulisele elukestva õppega seotud asutusele ja Koeru kogukonna erinevaid põlvkondi ühendavaid asutusi siis. Koeru keskkool, Koeru lasteaed Päikeseratas ja Koeru kultuurimaja. Palume puud istutama hetkel kooliteed seilajaid. Koeru keskkooli õpetajad Kerle Põldver, Keijo Gustavus, Helina Väll, hoolekogu esindaja Maret Kool, lasteaia Päikeseratas õpetajad Sigrid Saar, Maarja Mänd ja Elin Laoke. See on elukestev õppe. Me õpime nüüd puu istutamist. Lohutad ennast sellega, et selle pärast see ja kuhu vaatab keda? Lõpus lõpuni. Kas nüüd võib minna? Nüüd teeb ühe suur aplausi ka ikka. Et lisaks sellele, et sai selline tähenduslik puu istutatud, soovime me kõik teile edukaid õpinguid, kraade ja ägedaid tunnistusi ja suuri eesmärke ja nende täitumisi. Et nüüd ma kutsun siia hariduskultuuriseltsi liikme Anneli, kes juhuslikult, mitte ka väga juhuslikult, ka haridusvaldkonnaga seotud on. Nii et ole hea. Seda, et inimene õpib kogu elu, teame me kõik, aga täna on see meil eriti aktuaalseks muutunud, sest meie ümbritsev elu tõepoolest muutub nii kiiresti.
Iga päev tuleb meil uusi teadusuuringuid ja muid teadmisi, mis lükkavad eilse päeva ümber ja me peamegi kohanema, peame olema paindlikud ja peame õppima ära selle, et õppimine meile meeldib. Seda on päriselt iga päev tarvis teha. Tihti me isegi ei mõtle, et me midagi ära õppisime, sest see käib nii loomulikult. Õppimine eeskuju najal on ju kõige parem õppimine. Aga kuna me õpime siis kogu elus, tasub ka vahest mõelda, et mis on need institutsioonid, mis meile seda võimaldavad. Ja kui me vaatame siis vallatasandit, täna on meil olemas võimalused õppida täiskasvanutena nii kutsekoolis, täiskasvanute gümnaasiumites, kõrgkoolides, aga ka see on õppimine, kui me kogukondades teeme väikeseid huvitegevusi koos. Ka see, kui me koos teeme sporti, kui me koos koolime savi, see ka on õppimine, eriti koostöö õppimine. Ja ma annaksin edasi ka Andrase poolt tervitussõnad Koeru Haridus- ja Kultuuri Seltsile, et nad nii kenasti võtsid nende algatusest kinni ja selle puu siia Koeru kooli juurde panid. Loodame, et ka teised meie vallad leiavad selle võimaluse maakonnas ja oma elukestva õppe puu panevad. Ja loomulikult on märgiline see, et on meil Liidia pingi juures, et meil on võimalik siin istuda ja mõtiskleda selle üle, et missugused võiks olla uued väljakutsed ja uued võimalused, mida me veel täiskasvanutena saaksime teha, saaksime õppida ja miks mitte üksteiselt õppida. Nii et nende poolt oli ka öeldud, et kastke seda puud ja kastke oma inimesi headuse ja võimalustega, et nad saaksid kogu elu õppida. Nii et aitäh ja edu kõigile õppijatele. Valla poolt ka on väga hea vaadata, kuidas Koeru Haridus- ja Kultuuri Selts on tegelenud juba tõesti 27 aastat ja seda järjepidevust hoitakse ja tõepoolest, nagu ka Anneli ütles, et õppige ja tegelikult kultuur, sport ja kõik need, me õpime iga päev nii haridusasutustes kui ka teiste kogemustest. Vahel räägitakse, et kes õpib oma vigadest, kes teiste vigadest ja nii edasi. Et õppimine on väga oluline osa elust, mis hoiab aju virgena toimetamas ja kui pea on selge, siis on ka palju lihtsam ja parem elada. Nii et aitäh selle algatuse eest Koeru Haridus- ja Kultuuri Seltsile ja hoidkem siis meie hariduspõldu puhtana ja niimoodi samas viljakana. Aitäh! Ma just tahtsin juba hakata tänama Koeru keskkooli, sest et idee oli hea, aga auk oli ka vaja kaevata ju. Et mina tegelikult tänan siis selle usalduse eest, et see puu kooli territooriumile istutati omast kogemusest, võin öelda, ma olin 30, kui läksin ülikooli ja siis ma ei saanud enne pidama, kui ma olin 3 ringi seal ära lõpetanud. Ja ma võin teile öelda omast kogemusest, õppimine ja kui te olete midagi ära lõpetanud, enne ei tule hingerahu, kui te olete ära lõpetanud. Oma hingerahu nimel tuleb õppida ja oma unistused ellu viia. Nii et jõudu kõigile ja ärge selle õppimise teel kahelge kunagi. Et aitäh selle usalduse eest kooli poolt. Suur aitäh kõigile, ilusat päeva! Kavaväliselt õhtul olete kõik oodatud diskussiooni õhtule, ka seal ilmselt tuleb ka haridusteemasid päevakorda, aga kõiki muid teemasid ka, mis Koeru kogukonda puudutavad. Nii et ilusat päeva jätku!